hommikul ärgates märkad, et kõik on taas hea. mitte see, mida näed, vaid see, mida tead. hommikul ärgates märkad, et kõik on taas hea. mitte see, mida näed, vaid see, mida tead. ja kõik ongi hea aias, kus õitsevad lapsed. me oleme suutnud selle piloodi raames siis ehitada sellist aeda, kus toimub õppetöö ja toimub huviharidus. eesmärk on olnud siis, et see on pedagoogiliselt dokumenteeritud, et seda viivad läbi inimesed, kellel on oskused koolieelse lapsega siis tegutseda, ehk et tal on ikkagi alushariduse pedagoogi ettevalmistus ja need inimesed on, kes seal toimetavad, ise oma eluvaldkonna suured eksperdid, see annab neile võimaluse töötada, vääristada seda töökohta ja hoida üleval, et see pirn nagu põleb või kogu aeg lamp särab. Tead, mul on kõige rohkem selle üle hea meel, et minu muusika saab jõuda võimalikult paljude lasteni ja see ei ole seotud nende vanemate rahakoti suurusega, sest andekas laps ja vanemarikkus, no see ei ole kuidagi mitte miskit pidi omavahel seotud. Ja lisaks sellele mulle meeldib väga meie piloodi juures see, et lapsevanem ei pea läbi õhtuse tipptunni oma last vedama teise linna otsa kusagile kooli, vaid ta saab oma koduses keskkonnas oma enda armsate kaaslastega koos selles huvitegevuses osaleda. Ma olen otsinud aastaid, kui mitte öelda aastakümneid, seltskonda ehk koostööpartnereid või vedureid, kes oleksid võimelised töötama just nimelt kõige hellema, kõige pehmema eaga lapsega, kui ta on 3–7 ehk eelkoolieas, kus kohas kujunevad välja inimese isikuomadused ja tema tähtsus ja tema maailmavaade ja tema hoiakud. Ja lõppkokkuvõttes me nüüd Endlaga saimegi nüüd selle projekti tehtud, saime õppekavad koostatud, saime Eesti haridussüsteemist nad lõpuks 1 aastaga registreeritud, saime kõik künkad üle ronitud, leiti seltskond inimesed ja mis kõige tähtsam, see töötab. Vaatamata kõigile see töötab väga hästi, nii et tulge ja vaadake, milline näeb välja õnn. Et õnn Endla lasteaias ja õnn Tallinna Kunstikooli õpetajate toas, sellepärast et Tallinna Kunstikooli õpetajad ei pea käima enda lasteaias tunde andmas. Selle jaoks on olemas oma profid, kellel on täielik pädevus teha seda asja ja samal ajal riiklikus tasemes või munitsipaaltasemes maksudena ehk tööjõumaksudena laekub ju linnale see raha tagasi, mida investeerib sellesse nõndanimetatud projekti, aga see ei ole projekt, see on Eesti huvihariduse õppekavas kirjas. Me täidame nagu seadust, mida riik ise ei taha täita. Nii et tulge ja te näete, milline välja näeb õnn ja haritud ja õnnelik õpetaja. Tulge vaadake.